Meil ei ole aega ja siis üks vend siblib seal, siis räägivad juttu, see on täiesti lasteaed, pardakk. Aga nüüd ma olen võtnud uue tee, et siis ma hakkan harima lihtsalt nagu naiste menstruaaltsükli kohta. Ehmatasin ära ja ma läksin naiste vetsu nutma. Meil on nüüd lähedane connection. Et te nagu kasuemad meile või kasueed? Issand jumal, mis küsimus see veel on? Kui sa oled meeste seltskonnas, siis sa oled natuke nagu üks meestest ikkagi. Tere! Vaatate Pahvkasti osa number 12 ja täna parandame selle vea, kus rääkimas ja käinud ainult mehed. Minuga on siin kaks säravat Kalev Cramo naist, sotsiaalmeedia manageerija ja fotograaf Marita Brigitta Mones ja veel pekema nimega füsioterapeut Henriette Marie Josephine Porila. Pidid selle nime praegu, pidid maha lugema selle nime. Marita Leffitas. Kumma pidib sinna lehvitama kaamerat. Marita Leffitas. Kui inglise kuningannast sõidate mööda. Mulle meeldibki lehvitada nii, sellepärast, et inglise kuninganna lehvitab nii. Jah, ilusad nimed soojenduseks öelda, keel läheb sassi. Hakkame siis kohe pihta. Emad teadsid, et meist tulevad tulevikus tegijad ja palju süksed nimed. Kui raske on töötada meeste keskkonnas? Kohe paned selle... Tegelikult me just siin Rettega käisime väljas paar päeva tagasi ja siis rääkisime, sest ma ütlesin talle, et sa kindlasti küsid seda küsimust. No see on niisugune tavaline küsimus ka, mida peab küsima, sest ja siis me milleks te siin veel olete? No see on... Ma arvan, et mis me rääkisime ka, siis Marita ütles esimese asjana, et kindlasti raske, aga seal on ka see, et sa pead olema kindlat inimtüüpi, kes saab sellega hakkama ja kelle sobib see. Et ma arvan, et me mõlemad oleme sellised, kellele sobib see, et sa saadki hakkama, et sulle pannakse puid alla ja sa ikkagi oled nii-öelda vähemuses, et ma arvan, et igaühele ei sobigi see, aga... Ma arvan, tegelikult väga paljudele ei sobi see. Ja, nagu see ei ole... Ma ei tee seda kuidagi nagu maha või ütle, et see on kuidagi nagu halb üldse mitte, aga lihtsalt ma arvan, väga paljudele nagu naisinimtüüpidele lihtsalt on see keeruline. Et sa ikkagi, kui sa oled meeste seltskonnas, siis sa oled natuke nagu üks meestest ikkagi. Ja mida kauem sa oled seal sees, seda rohkem sind võetaksegi kui nagu teise kutina ja siis suht toorelt ikka. Aga ma arvan, et see ongi näiteks see, mis vähemalt füsio poole pealt on see, et meil ongi vaja, et meid võetaksegi ühena meestest, et me oleme seda teiste naisfüsiodega ka arutanud, et mul on vaja, et te julgeksite mulle öelda, kui on, ma ei tea, kõht lahti või mingi muu säärane probleem, mitte see... Minu see ainuke asi, millele sa kunagi teada ei taha, kui kellelgi te ei ütle lihtsalt, mul kõht valutab, vaid te lähete detailselt sinna sisse. Te nagu teete selle koledamaks, kui see peab olema. Aga just värv ja konsistents. No ma ei tea, mul oli ka see, et ma olin ju, kui jäähokit mängisin, siis olid ka ainult poisid, siis tüdrukud ei mänginud, et ma harjusin sellega ära. Ja kuidagi ma ei ole töötanud nagu täiskasvanud naistega niimoodi, et ma olen noorte tüdrukutega olnud. See läheb juba väga psühholoogiliseks. Kus see alguse sai? Mis te olete meeste seltskonnas? Mis sul viga on? Ja siis tüdrukutega on siuke ema roll pigem, eks ju, aga meestega on, mis mulle hästi jälle meeldib, et kui me ütleme midagi üksteisele halvasti või kuidagi käitume valesti, siis meil on tavaliselt see, et võta tagasi, ütle palun vabandust ja asi läheb mööda või siis saadadki kuhugi tumedasse kohta ja jällegi kõik on korras, et seal ei ole sellist solvumist või vimma, et selles mõttes ma ütleks, et see meeste keskkond on võrdlemisi kerge võib-olla. Aga jah, on omad raskused. Plussid on siis see, et on... Sa saad olla väga vabalt, ei ole solvumisi. No me võime öelda küll, et pannakse puid alla, aga tegelikult meid ikkagi hoitakse selles suhtes, et kui sa oled ikkagi naisena meeste seltskonnas vähemuses, meid ikkagi hoitakse. Me saame aru, et... Okei, me teeme naljaga, kui nagu asi on midagi tõsist, siis nagu... Automured, kõik automured. Martin Torbek on lihtsalt nagu kontakt, esimene kontakt, ükskõik, mis mul kunagi mu autoga juhtub. Martin on esimene inimene, kellele ma helistan. See on lihtsalt kõige lihtsam viis, et nagu selles mõttes on super ja Priit... Sul peab iga mure jaoks mingi ühe meeskonnakaaslase see number olema. Torud, autod. Priit ka ikkagi on väga hoidnud mind aastate jooksul ja ma olen olenemata kõigest muust olema ikkagi nagu väga tänulik, et selles mõttes pigem jah, sul on selline väga hoitud keskkond. Priit teeb nalja aga kui nagu töökoha pealt on, ma arvan, et üks parimaid näidised, mille pealt õppida. Ja 101%, kindlasti. Ja.
sa ei arva nii? Ei, Priit on väga tubli ja ei, selles suhtes noh, kus ta on praegu? Ei, no see ei loe, kas sa oled nii-öelda võib-olla, noh, ta teab, et mina ja Kevin oleme siin, aga pigem ongi see, et seda juba ma õppisin praktikal Priidu pealt ja te ju mängisite Martiniga ka 2018 Graamos. Oligi see, et sa oled alati mängijate jaoks olemas, ükskõik mis pisiasjad on vaja, kas on vaja jääd või mingeid tablette või lihtsalt ära kuulata, et sa oled alati seal ja sa alati vastad, et just see, et ta on nagu niivõrd olemas ja mitte ainult oma tööajal, vaid ka väljaspool tööaega. Et see, noh, Priit ikkagi oskab seda väga hästi ja ma arvan, et ta on sellepärast ta ongi nii kaua spordis olnud. Kui ma nüüd Priidu peale mõtlen, siis tõesti ta nagu ei ole kunagi öelnud mingit ei, seda ei saa, et ta nagu ongi. Ei. Me ei ole kunagi mingi... Helistab, teeb kõik asjad vaja. Jah, keegi küsib massaaži, sa nagu tema pealt ongi õpitud, et sa ütled alati jah. Ja siis sul on endal ka parem tunne, et no vähemalt ma üritasin näidata. Ja, et sinu taha see ei jää. Minu taha see ei jää, kui keegi midagi valutab. Kas miinuseid tuleb rohkem kui 2 või? Ei tule vist. Üks ongi see, et ei, no, see on nõmedad head, natuke. Just natuke nõmedad, aga üldiselt on, ma ei tea, igal asjal head ja vead. Aga siis mõtlengi, et meile lihtsalt sobib. Jah, meile inimtüüp. Ma ise mõtlesin ka kodus korra selle peale, ma ei suudaks elu sees esiteks sotsiaalmeediat teha naistele ja siis pilte teha, ma arvan, et nagu... Oota, mis mõttes? No, kui ma peaks naiste võistkonda pildistama ja siis tegema mingid postitusi, ma arvan, ma... Aga füsio olla? Veel vähem ilmselt. See oleks nimelik ka naiste võistkonnal. Naised ja mehed on mees füsio, ma ei tea, kas sükest asja üldse. Nad on niivõrd erinevad ja ikkagi naised on mõnes, noh, ikkagi väga mitmes mõttes, ma arvan, võib-olla kaastundlikumad, et siis füsioks sa sobid ka nagu naisena, kui sa tahadki aidata. Et jah, aus. Palju see alguses harjumist võttis üldse süke, et saite kohe haamriga vastu pead või? Ei, ma arvan, mul oli kohe okei. Mul oli ka kohe okei. No minu arust Henriette kuidagi hakkas kohe ise ka puit panema, temaga nagu läks väga kiiresti, aga sinuga esimene aasta mulle ei julge keegi puit panema. Sulle ei julgetud, jah? Sinuga läks nagu aega enne. Siiamaani väga ei julgeta, aga mulle sobib. Veab mõnel. Mulle sobib. Ma lihtsalt vaatan kurja näoga vastu, siis keegi ei julge rohkem midagi öelda, aga mulle sobib see. No jah, no need on erinevad rollid ka ikkagi, mida sa täidad. Mõnes mõttes peadki olema valmis selleks. Aga võimalusel pigem oleksite võib-olla mõne naiste võistkonna juures või? No see läheb, minu puhul see läheb juba teemast kõrvale, aga mul on see, et mulle meeldib töötada tippspordis. Ma võiksin töötada naiste individuaalsportlastega näiteks, teha nagu ongi mingi piltivideod, sotsmeediat, aga sel juhul ma tahaks tõesti nagu minu huvi on töötada võimalikult kõrgel tasemel sportlastega. Et näiteks kui ma saaksin töötada mingi, ma ei tea, mingi naistipptennisistidega, mul oleks ülihea meel, mulle tennis hullult meeldib visuaalselt. Mul ei ole selles suhtes nagu vahet, kas naised või mehed, aga ma tahaks võimalikult kõrget sportlikku taset. Ja selle arvelt ka see töö, mis mina teen, on nagu huvitavam või kuidagi nagu läheb suurem nagu rohkem nagu laiale enamusele korda või ilmselt nendel inimestel rohkem jälgijaid ja rohkem nagu huvi nende inimeste ümber. Et selles suhtes mul ei ole nagu vahet, aga lihtsalt see sportlik tase on mu jaoks oluline. Ja alad ka muidugi, mul on mingi ainult paar ala, mis mulle tegelikult kuidagi endale nagu kõnetavad või meeldivad, milles ma töötada tahaks. Jah. Ma olen see sportliku taseme osas kindlasti nõus, et ma ei näe ka pointi olla nagu spordifüsio, kui ma ei aita tõesti professionaalseid sportlasi ja paratamatult ikkagi, kui ma tulin ka Eestisse, siis tegelikult ongi ju ainult jalka ja koss, kus sellel hetkel olid profifüsiod, et siis mul ei olnudki nagu valikut, et jalka või koss. Okei, aga tahaksite proovida võib-olla kunagi või pigem? Nagu naiste profisport või? Ma arvan, et see eks põnev ära proovida kindlasti, aga ma ei kujuta isegi ette, mis see võiks olla. Seepärast, et koodise tase on nagu ikkagi ka teine. Et jah, seal on ka kindlasti omad plussid. Aga mis need võib-olla probleemid võikski olla seal siis, et tegelikult seal pole ka nii hea siis? Kui ma olen rääkinud sõbrannadega, kes on siis töötanud naistega koos, siis võib-olla, paljud ongi maininudki just see, et võib-olla tekivad mingid natuke nagu tülid või solvumised, mis on, ma arvan, väga okei. Aga samas on jällegi see, et sul tekib võib-olla suurem lähedus nende mängijatega, et ongi see, et oled eluaegsed sõbrad pärast seda, et me oleme ka Maritaga rääkinud, et me oma vahel suhtleme palju, aga me ei käi ju teiega koos mingi kinos ja
söömas ja niimoodi, et sul tekib nagu ikkagi lähedane sõprus nende mängijatega, noh, et võib-olla see on siis see 1+ ja siis miinus on jah, see lihtsalt väga palju naisi koos, mis on muidugi väga tore, aga meil endal ka ju, me ka ju vaidleme kõik ikkagi suht palju või mingid naljad ja asjad, need on ju vajalikud, sest see emotsioon on kogu aeg nii laes ja pinged ka. Et neid pingeid lihtsalt leevendatakse natuke erinevalt, ma arvan. Tahad lisada midagi? No meil ongi see, et meil mingi möla käib ja siis noh, meestel pole väga vahet, iga päev mingi möla käib ja siis mingi päev noh, näost on näha teile, et see päev see möla ei sobi. Mina ütlen ette, ma ütlen alati ette ja ma ei tea, kas ma tohin seda siin öelda, aga siis sa kuuled kuskilt keegi nurgas. Tal on päev. Ja ilmselt rääkige, tal on päevad. Ja siis ma lähen ilmselt veel rohkem närvi, aga nüüd ma olen võtnud uue tee, et siis ma hakkan harima lihtsalt nagu naiste menstruaaltsükli kohta. See on väga tubli. See nagu toimib minu jaoks. Ma isegi ei mõelnud seda praegu. See on normaalne teema, millest rääkida. Aga te tunnetate minu meelest piiri hästi ära, sest kui ma tõesti ütlengi, et nüüd on kõik, siis te jätate mu rahule ja meil üks noor mängija lubas ka mitte 6 aega teha nalja, aga see 6 aega kahjuks läbi. Et ta täitsa oli tubli ja vabandas. Ma ütlen ka, et see ongi nagu, me võib-olla tajume ära, et näost, aga siis on juba see välja öeldud ja siis näiteks mul on ka vahest, ma olen ka midagi võib-olla öelnud, siis on ülihalb tunne tegelikult. Väga hea, yes! Tähendab, teil ikkagi on tunde. Mul on teistmoodi, ma lihtsalt kuulen mingit jama, lähen minema, ma ei viitsi nagu... Ma keeran selja, lähen minema, ma ei viitsi lihtsalt. Jah. Ma olen ikkagi täiskasvanud inimene, nagu ma ei viitsi teie jamaga tegeleda. See ei ole mitte seda, vaata, sa kuuled lihtsalt mingit jama eemal, aga kui see on jama, mis on otse suunatud sinu vastu, sul ei ole kuhugi kõndida ka. Sa lihtsalt seisad seal 2 meetrised ümber. Ma lähen minema. Pilte hakata tegema, sa kuskile minna. Selles ongi see vahe. Sa pead nendega koos hängima, aga ma saan iga kell lihtsalt öelda, kuulge, ma ei viitsi. Ma tulen tagasi natukese aja pärast, kui teemavahetus on. Siis vaata, kui Kalevis oleme mänginud selles imelises väikses füsioruumis, sul alati astud sisse, siis ma kuulan 5 sekundit, mis see teema on, kas ma viitsin siia seisma jääda või ma ei viitsi siia seisma jääda. Ja kui see on jälle mingi Martini mingi, aga räägime hüpoteetiliselt, et kui sa peaksid valima, kas sa võtaksid selle või selle, siis ma juba... Need on kõige õudsa. Siis ma juba ei viitsi, siis vastun välja sealt ruumist. Okei, üks asi on see möla ja siis teine asi, mis mul meelde tuli, on tegelikult see ka, et näiteks mul tõid meediapäeva need asjad, et siis on ka mingi ilge naljatamine käib vahepeal, et see ilmselt viskab ka kopa ette mingi. See aasta, kas see oli see aasta, kui ma teie peale karjusin? Karjusid või mis ütlesid neile? Sest et nagu neid on 1 ja neid on mingi 15 ja ma ütlen, tulge kõik kokku, meil ei ole aega ja siis üks vend siblib seal, siis nad räägivad juttu, see on täiesti mingi lasteaed, pardak. No ma mõtlengi, et see ilmselt ka närvidega, et neid nagu... Ma ei taha, et me ei suuda keskenduda, aga meil on nagu mingid oma grupid kuskil, keegi midagi ajab ja siis kellelgi tuleb jälle mingi mõte, et teeme seda hoopis, et meediapäeval on nii enamusega mingi passimine ja siis... Ja, see on, tegelikult ma ei säli neid meediapäevasid üldse sellepärast, et ma pean nii palju vaeva nägema, sest meil ei ole nagu tiimi inimesi, vaata, kes sükest asja korraldavad. Sa teed üksinda mingi 5 inimese tööd ja siis tuleb mingi, kas ma pean 5 minutit varem tulema sinna kohale mingi, mul ei ole aega, ma pean sinna minna, siis ma ütlen, kuule, sorry, mul ei ole ka aega. Ma teen teie pärast terve päeva, korraldan mingeid asju teie, siis tuleb mingi, miks mina pean siin seisma? Kas süüa saad? Ma ei tule, kui süüa. See on täpselt see Maritaga, see kõik panevad suu kinni ja siis tahavad vaikselt tegutsema, kui see tuleb. Kas süüa saab? Ei saa võtta kokku ennast, sa täiskasvanud inimene, see on profisport, see peabki raske olema. Eriti meediapäev. See peabki raske olema. Aga sa ei teinud neid meile, sa tegid ju tegelikult teistele klubidele ka pilte. See aasta tegin, jah. Üks aasta ma tegin kõik klubid ära. Ma arvan, et kõik on suht ühe vitsaga löödud. No selles mõttes, okei, ilmselgelt me oleme suga mingi 5-6 aastat. Ja igal pool mujal on ikkagi, siin on ikka teistmoodi. Ka Kalev Cramo on ikka ainukene, kus mängijad kohe hakkavad vinguma selles suhtes. Meile öeldi enne podcasti salvestamise algust, et pange puid alla, nii et sellepärast me teeme seda. Muidu ma ei paneks üldse, muidu ma ainult kiidaks. Teete väga tublid. Ei ole tublid. Ühesõnaga meil on kannatust vaja. Natuke. Võiks nagu hinnata rohkem. Okei. Ma arvan, et ei tea. Te ütlete aitäh ilusti, selles mõttes.
nüüd tuleb mu see lemmikküsimus, et kas te pigem tunnete ennast, lõpeta ära. et te olete nagu kasuemad meile või kasuveed? Issand jumal, mis küsimus see veel on? Mina lihtsalt teen oma tööd, ma olen lihtsalt siin, et oma tööd teha. No näiteks meediapäeval, kas sa nagu tunned, et sa pead olema siuke karm ema või pigem siuke... Ei, ma lihtsalt teen oma tööd, ma teen kunsti. Oled meie õde ja siis nagu, et tulge, davai teeme ära, et siis saame nagu... Ei, ma tunnen, et ma teen oma tööd. Kumbagi, ma ei tunne kumbagi. Päriselt ei tunne kumbagi. Ma tunnen, et kui on nagu... Kui te teete nalja ja saan puid alla või keegi on mu paelad jälle valeti Sina ei saa ainult puid, sa paned ise ka puid. Jah, no asja eest ju. Siis on pigem selline õeroll, vaata, see ongi nagu üks tiim, et sa oled üks meestest, aga kui ma pean jälle taga ajama, et kas keegi võttis tableti, kas keegi on vaja plaastrit, siis on täpselt söönud oled täna, siis on siuke ema roll, et on... Seda küsimust tegelikult peaks küsima, kas sa oled söönud täna. Ma tean, et sa pead küsima seda mitmed mängijat, aga nagu... Või siis, ma ei mäleta, mis, ühesõnaga ma kõrvetasin kurbid Dekariga ja siis Ilja tuli ka Lätis Dekarisse ja küsis, et mis on kõige hullem, mis saab juhtuda minuga selle ravi ajal, sest teid teda ära ehmatanud. Ja siis ma seletasin talle ka, et väga tihti juhtub nii, et ma teen kellelegi Dekarit, siis üks mees kõrval mul räägib, et tal nüüd uus koht valutab, teine mees kõrval otsib midagi arstikotist nii, et kõik on välja visatud sealt. Kolmas mees karjub teiselt poolt väljakut, et ta tahaks valgupatooni või mingit asja ja siis on nagu see ema tunne. Ja siis ma kõrvetangi kedagi, midagi peab teha, sest mu tähelepanu hajub väga kergesti. Aga selles suhtes ma saan aru, ma väga hindan, et mult küsitakse neid asju, tähendab, ma võiks teada, kus need on. Aga vahel ei ole asju. Kui tihti on selliseid päevi, kus te lihtsalt tahaksite meid pikalt saata ja minema minna? On neid tihti? On. Kusjuures see aasta mul ei ole olnud, sest eelnevad aastad ma käisin ülikoolis ja siis mul oli nii suur stress kogu aeg, et siis ma arvan, et pingelised olukorrad tööl tundusid nii palju pingelisemad. Aga see aasta isegi ma nagu ei mäleta ühtegi hetke õnneks. Ma arvan ka, et võib-olla ainult Priitu. Mul ei ole teid kohustus iga päev näha. Võib-olla kui mul oleks teid kohustus iga päev näha, siis mul jookseks juhe kokku. Mingi aasta sa olid suht kurnatud ja läksid puhkusele. Ma olen iga aasta päris kurnatud. Praegu ka suht kurnatud. Selle jaoks on teist podcasti vaja, teist episoodi. Võime rääkida väsimusest ja vaimse tervise probleemidest. See on tõesti see, ma tundsin ka just eelmine aastast, ma olingi nii läbi põlenud ja väsinud, et siis need kõik pisiasjad ajavadki närvi, aga kuna see aasta seda ei ole ja mul on nii palju omale ka aega ja mingeid teisi asju, et siis on lihtsalt paratamatult niivõrd kergem ja nagu ma ikkagi naudin iga päev tööle tulemist ja mul on tore ja ma lähen hea meelega ja meil on ainult üks trenn päevas. See on väga suur asi, et see on nii suur muutus, ma arvan, meie kõigi elu kvaliteedis. Sest siiamaani meil on olnud ju kõik aastad või vähemalt nii kaua, kui mina olen olnud. Robert seal oli 2 trenni päevas, Heiko ajal. No pigem oli 2 niimoodi, et siis esmaspäeviti oli jõusaal ja õhtul trenn ja... No ja meie graafik oli ka ju alati lahtine. See, et meil on praegu selline mingi rutiin ja kõik asjad, et noh, sa tuledki hea meelega tööle, sa oled seal 3-4 tundi ära ja ja see muutus Antoni tulekuga. Nagu Anton oli see, kes ümber tegi selle, et meil on 1 trenn päevas. Siis ma tahan pikalt Plus me oleme tõesti mingi kava ette ka saanud, tavaliselt oligi nii, et kell 11 õhtul oli teadnud, mis kell enam-vähem stabiilselt ühes saalis ka, et polegi hästi. Ma ei saa mitte millegi üle vinguda selles osas. Noh, see üldine osa sai läbi, kus me rääkisime, kui soojendus sai läbi. Jah. Nüüd räägime natuke lähemalt Henrietest, et sul on 2 kõrgharidust, räägi nendest natuke. Üks on siis sporditeraapias. See on see füsioharidus, mida ma sain Inglismaalt. 2. ja 3. aasta vahel ma käisin Eestis praktikal, siis olin pool aastat Graamos, siis olid Kurbi ja Matuga. Ja siis mu teine kõrgharidus tuli TalTechist. Ma läksin geenitehnoloogiat õppima, sest ma väsisin esimese aastaga töötades TalTechis väga ära ja mõtlesin, et ma ei taha füsio enam olla. Ja siis ma mõtlesin, et ma tahaks teadlaseks saada ja siis mul juhtus endal põlvevigastus ja siis ma vaatasin, et füsio on tegelikult päris lahe asi, mida teha. Ja siis ma tegin selle geenitehnoloogia lihtsalt lõpuni. Kuidas sul see põlvevigastus juhtus? Kus ma pean rääkima? Midagi. See juhtus
taktspordialal, mida ma ei oska. Mida harrastatakse Kreekas muda sees. Ühesõnaga olid üliõpilaste suvemängud ja siis seal on üks suur sündmus on õhtune mudamaadlus ja mul oli võimalus osaleda. Kas seal nagu niimoodi, avanes äärmiselt hea võimalus osaleda. Avanes äärmiselt hea. Kusjuures sinna minnes ma siiralt uskusin. Ma tõesti, ma ei tea, mida ma mõtlesin. Või oli asi selles mitmes päev oli suvemängudel, aga ma siiralt mõtlesin, et kõige hullem asi, mis võib juhtuda, on kaotus. Sest ma mängisin jäähokit ja ma mõtlesin, et mida ikka saab juhtuda ja ma ei olnud varem kunagi näinud seda naiste mudamaadlust, sest ma mõtlesin, et nad lihtsalt nagu Plätseravad muda sees. Ei, nad on jumala kurjad, see oli hirmus kogemus. Sellepärast ei tahagi naiste spordis töötada pärast seda. Ei. 12 sekundit läks mööda ja siis mul murti põlv ikkagi suht pooleks ja siis läks ristatiside katki. Ja siis, kui ma hakkasin ise taastuma, siis see oligi nii lahe näha nagu enda peal, kuidas see toimub ja siis kuidagi tekkis see rõõm füsio vastu. Teistsugune hindamine selle vastu, mida ma oskan. Ja siis ma mõtlesin, et ma teen selle kraadi lihtsalt lõpuni, aga tuleb välja, et geenitehnoloogia on keerulisem, kui ma arvasin, nii et mul läks akadeemilise puhkusega 2 aastat veel sellega. Ma selle vigastuse kohta veel tahtsin öelda, et ma ei tea, kas siuke väljend on olemas, et kingsepal on kingad katki, et sa tegid enda põlvetaastust vist enam samamoodi. Ja see oli, ma sain nagu kohe aru, see mingi klõks käis nagu läbi ja siis mõtlesin, ei, ma mõtlen just seda, et taastusse nagu, ma näen, kuidas sa mängijatega töötad. Yeah. Aga kuidas sa endaga nagu tegid seda? See oli kohutav taastusruumi. See ei tulnud üldse välja, mu põlv valutab suht tihti. On ka või? Ja ma käisin täna jooksmas, siis ka valutas. Aga ma olen väga palju tublim, et ta läheb paremaks. Sa siin hooaja alguses rääkisid, et sa ei tule meile, et pidid haiglasse tööle minema, et mis sellega juhtus? Sellega juhtus selline asi, et kuna minu kraad on sporditeraapia, mitte füsioteraapia, siis mul ei ole seaduslikult õigus töötada haiglates füsioterapeudina. Ja ei töötagi, ja siis sain aru, natuke liiga hilja võib-olla ja siis helistasin Ramole ja Ramo ütles, et loomulikult tule tagasi ja siis läks kõik hästi. Priit tegi juures mulle väga hea šampanja ja lilled ka veel nagu, kui ma ütlesin, et ma lähen ära. Ma ei kujuta praegu ette, kui sind poleks olnud see hooaeg. Me oleme ikka, sa ei kujuta ette, me oleme ikka täitsa nagu... Me oleme üle elanud väga palju, kaasa arvatud Bulgaaria. Ja, me oleme õed juba põhimõtteliselt. Rääkige siis, mis te Bulgaarias ka tegite. Nagu kuidagi põgusalt, kui ma siin Kreksiga istusin, siis me kuidagi nagu rääkisime sellest, aga ma ei rääkinud tegelikult, mis asi see täpselt oli ja me võime, ma ei tea, kui palju meil aega on, aga põhimõtteliselt see on päris hea lugu tegelikult. Et kui me käisime nüüd Champions League'i kvalifikatsioonil Bulgaarias, me käisime ju aasta aega varem seal samas linnas, samas kohas ja seal samas linnas lähedal asub, mis on siis Balkani kõige kõrgem tipp. 2590 meetrit. Rohkem vist. Kas see ei olnud 2900? Või 2950? Ühesõnaga ligi 3000 Balkani kõige kõrgem tipp ja Priit on meil tuntud mägironija ja seikleja, matkaja, kõik asjad aastakümneid, teab kõiki asju läbi lõhki, on igal pool käinud ja Priit siis aasta varem tahtis minna üksinda sinna mäetippu, ta vist ütles ainult Allanile umbes mingi mängupäeval hommikul, kuule, ma lähen paariks tunniks ära, et nagu näeme. Ja siis poole mäe peal sai aru, et ta ei jõua sinna, et see on palju kõrgem, kui ta arvas, nii et ta tuli poole mäe pealt Branko tõide autoga tagasi. Ja siis nüüd aasta hiljem siis Priidul oli juba, ma ei tea, siis kui me teada saime, et me seal mängime, Priidu esimene mõte oli, et ta läheb sinna mäetippu. Ja siis ta mingi 6 aega enne seda, kui me läksime sinna Bulgaariasse, ütles mulle, et Marita, et ma lähen sinna mäetippu, et kas sa tuled kaasa. Siis ma ütlesin, mina kunagi mul on olnud mingisugune sportlik taust, aga ütleme nii, et praegu ma olen kõige alavormis, kui üldse olla saab ja nagu täiesti mitte nagu valmis sellisteks katsumusteks, aga samamoodi ma olen ikkagi üsna selline millegipärast kohati nagu üle enesekindel või kuidagi selline, et ma ei kahelnud isegi sekundiks, et ma ei suudaks seda teha või et see oleks kuidagi moodi nagu raske. Ma olin mingi, muidugi me lähme mäetippu ronima. Ja
ja siis, kui me ühesõnaga võtsin seal mingid asjad kaasa reisi jaoks ja nii edasi ja sulle vist ta ütles alles siis, kui me juba seal kohapeal olime vist. Ei no te läksite, ma lihtsalt ütlen ära, et te läksite, no teada oli, et see tuleb mingi 6-tunnine retk teil või rohkem. Te võtsite kaasa ühe batooni. Ära nüüd rutta asjadest ette. Ei, me ei võtnud päevene matka, Priit ütles enne ette, et tavai, tule ka homme kaasa, ütles, et tavai, lähme 3-kesi. Siis Priit ütles, et seal on mingid järved ja asjad ka, et võtke bikiinid ka ja siis lõpuks oli croissante ja sellise veepudeli. Et Priit pakkis enda mingi matkavarustuse kõik kaasa. Minul ja Henriettel olid ühes seljakotis 2 peale bikiinid, 1 veepudel ja mingi croissantid. Paks suitsega. Paks suitses, me mõtlesime, et kui me kumbki ei suitseta, aga mõtlesime, et kui me tippu jõuame, siis me mõlemad nagu paneme seal tobi ette ja siis istume ja vaikselt kimume. Ja siis see pidi olema 6-tunnine matk Priidu sõnul ja see oli täiesti nii, et see algas niimoodi, et see oli suusanõlvad. Point on selles ka, et kõik inimesed, kes seda matka teevad, on nii, et sõidavad Kondliga sinna Kondli täiesti nagu suusamägede lõppu ja siis sul jääb vist mingi 1500 umbes jääb veel nagu mööda kive. Sa lähed mäe tippu. Aga meie hakkasime sealt külast pihta, kus see Kondel alles alustab, nii et me tegime täiesti nagu see 3000 alt üles põhimõtteliselt niimoodi, et see lõppes nii, et ei no ta ikkagi esiteks ei võtnud 6 tundi, ta oli 12 tundi, see oli 24 kilomeetrit. Meil oli kõigil naljakas ja siis mingi, et me nagu hakkasime muretsema. See oli mingi 12 tundi, aga nali oli lihtsalt selles, et me olime Priiduga võrreldes nii aeglased tema jaoks, et ta poolel teel jättis meid maha umbes siis, kui me olime juba kõik need suusanõlvad läbi teinud. Me olime kuskil kivide vahel, suured kaljud. Suured ja see reaalselt oli niimoodi ja Priit tunnistas ta tänasel päeval ka. Lihtsalt tol hetkel ta ei saanud meile öelda, et pahasti on, aga see oli umbes niimoodi, et me olime Henrietega 2 siuke kitsas teerada mööda teast kuristiku äärt. Niimoodi, kui ma astun 0,5 meetrit kõrvale, siis ma olen mööda kive. Nagu mitte 0,5 meetrit, mingi 30 sentimeetrit. See tee oli mingi nii lai umbes. Ja seal teest, kui ma astun üles, siis ma kukun alla. Ja kõrval oli siis ka siuke suht järsk, et me hoidsime nagu kinni. Ja siis Priitu ei näe, aga me kuuleme kuskilt eemalt, kuidas ta Kaja hääl, et olge siis hästi ettevaatlikud. Me oleme mingi 2 väriseme seal kuskil Kaljunõlva peal. Järgmine päev on mäng, õhtul on trenn. Siis mingi hetk me ütlesime üksteisele ka, et nagu tegelikult me kartsime. Nagu päris mingi hetk oli reaalselt nagu siuke semisurma hirm, sest ongi see, et kui sa siit praegu astud, siis on nagu ma veel ütlesin sulle, et ma kardan Marita, et kuule, et me vist saame surma ja siis Marita mingi, miks sa ütled mulle seda, ma arvasin, et sina oled enesekindel, nüüd mina kardan. Nii, et üks peab olema enesekindel, et teine saaks ammutada seda julgust. Sest ma läksin nagu Priit oli kõige ees, ma ei keskel ja siis ma nagu ootasin Maritat kogu aeg järgi, aga see kogemus oli nii mega ja kui sa sinna tippu jõudsid, esiteks sa ei soovinud mingit suitsu, sa ei soovinud mitte midagi, sa olid nii väsinud, aga lihtsalt need vaated ja see, et sa ületasid ja nüüd me mõlemad tahame uuesti minna mägironi. Aga tagasitee oli natuke raske, sest väljas oli pime ja ma üritasin. Me olime T-särkide väel, õues oli lõpuks mingi 12 kraadi. Me kartsime karusid. Ühesõnaga, see oli siuke seiklus, sa ei kujuta ette, lõpuks pidime läbi mingi pimeda metsa lihtsalt jooksma. Sest kell oli mingi 7 umbes, päike oli looja läinud, oli tõesti läbi pimeda metsa, me guugeldasime, kas Bulgaarias on karusid, siis see oli siuke nagu paks. Me lasime muusikat terve aja ja laulsime kaasa, sellepärast, et nagu meil öeldi, et loomad nagu kardavad hääli. Ja siis me karjusime seal metsas, laulsime oma tüdrukute laule, sa tead küll neile, mida me enne igat mängu ka laseme. Siis mingi hetk Reks kirjutab Henrietele, et kas teil on kõik hästi, me natuke muretseme. Me mingi, ei ole. Aga väga lahe kogemus oli. Levi ka täitsa. Ei olnud levi. Mingi hetkist ei olnud, aga üldiselt tegelikult oli nagu hästi, lihtsalt oli. Me olime nii ettevalmistamata, meil ei olnud õrna aimu ka, kuhu me lähme, aga tegelikult Priit ei teadnud ka, kuhu ta läheb. Priit aga Priit on, vaat seda ei ütle ju midagi. Ta arvas, et see on ainult suusanõlvad ja sa oled kohal ja me jõudsime sinna ja mäletan, Marita istus maha ja siis ta mingi kuule, tegelikult on veel terve mägi, vaata minna. Ja see oli kuskil nagu kaug, sa nagu näed, et see on kaug. Me sõitsime Kondlitega sinna, kus nagu lõpp oli ja siis me vaatasime, et issand jumal. Ja seal oli veel niimoodi, et keegi läks, ühesõnaga käis seal ära, oli tagasi, nüüd ütles, et see on nagu mingi 4 tundi on sinna nagu tagasi sealt Kondlite lõpust, siis ma ütlesin, et okei. Meil tulid vastu mitmed matka, kõik matkavarustused. Prillid, me olime mingi lühikeste pükstega. Bikiinid on kotis. Ja siis nad küsisid, kus me tuleme. Me olime mingi, sa oled Poro teed, siis ta tõid mingi, mis teil viga on. Kondliga üles, kuidas ta tulite, see oli nii naljakas. Ja me saime aru ka mingi hetk, et enam tagasi ei saa. Et ainuke viis, sest me läksime mööda seda alternatiivset teerada, mis läheb nagu mäestikele vaatega, sest see õige rada läks nagu alla orgu ja siis üles sinna tippu.
siis me saime aru, et saada tagasi, me peame sinna üles saama ja siis sealt torust läbi ja siis saad seal kivide otsas. Nagu, mitte nagu ametlikku rada pidi, aga lihtsalt jah, põhimõtteliselt suvalt. Priidu järgi. Me läksime Priidu järgi. See on kõige tähtsam, Priidu järgi. Just. Nojah, varastasite siin mul kõvalt aega praegu. Sorry. Aga ma ütlesin, et me räägime üle selle. Huvitav jutt oli. Ma isegi teadnud kõike sellest. No võt. Nüüd on see interneti talletatud igaveseks. Läbielamus. Ühesõnaga, sa oled siuke taastusravi ekspert natukene meil, et sa oled siin päris mitmed mängijad ACL-i vigastusest tagasi toonud. Ja sul on vist teistelt aladelt ka tulnud. Ja on jah, neid on jube palju, nad kuidagi kogunevad mu juurde. Kas siis hea sõna on nagu levima hakanud või kus tullakse sinu juurde? Priit teeb ringi ja kuulutab, ma arvan. Priit võib olla, jah. Ma ei teagi, eks ise ka ma tunnen ikkagi teistelt aladelt sportlasi ja siis tulevadki ja eks need ACL-i rehabid on nagu selles osas mulle väga meeldivad, vähemalt meie mängijatega, et ma näen igapäevaselt, ma saan aidata, ma olen olemas ja üleüldse ikkagi see on selles mõttes nii lahe taastusravi, et peale seda sa näed, milleks kõigeks on nagu sportlane jälle võimalik, et sellepärast ka nagu teil ikkagi, kui te mängite kossu ja vaadata nagu need suunamuutused ja kui kiiresti te lihtsalt need nurgad, mis teil põlved, hüppeliigesed kõik on ja siis veel hüpata, maanduda, joosta, pidurdada, et peale neid ACL-i rehab on kuidagi väga suur austus selle vastu rohkem. Ja loomulikult ongi see, et kui sa näed jälle oma sportlast mängimas, kui nüüd Kasperit nägin koondise mängul vaatamas, see nagu nii lahe tunne, see on kuidagi üks freestyle suusataja oli ka, kui ta esimest korda võistles, nägin videot, siis see on nagu nii hea meel teise üle. Kas sa teadsid kohe ette, kui taliolümpial Linsivon läks oma ilma ACL-ita oma sooritust tegema, kas sa teadsid kohe ette, et sealt tuleb mingi pahandus või? Ma natuke eeldasin jah, selles mõttes ta küll ütles oma intervjuudes pärast, et see ei olnud tema ACL-i tõttu, aga ikkagi me arutasime vist Hugoga seda, et ongi see, et see on ikkagi nii oluline stabiliseeriv side puudu, okei, see sidemeks võivad lihased olla tugevad, aga ikkagi sidemed on osa närvisüsteemist ja nagu see tundus nii hull ja see kukkumine oli ka nii hull, et ma ei olnud isegi natuke kindel, et see hästi läheb. Ja sellepärast ei saagi Kuuba mängida veel. Tal on nädal möödas juba. Kuuba liigub väga hästi, siis iga päev talle tehakse vähemalt 5 nalja mingi, millal platsile tagasi. No see on kõigiga olnud. Jaa, alati jah. Ka siis sa oled käinud paljudel koolitustel ka, et mis vigastustega sa tunnedki ennast kõige kindlamalt, kas ongi ACL või on mingi siuke? Ikka põlvedega ma tunnen ennast väga hästi, aga õlgadega on küll selline, et sa vaatad peale ja mõtled, et ma ei tea, mis seal toimub. Et ikkagi see, mida sa ACL-idega kogemus on, ega meil ei ole, nagu meie satsis ei ole sellel ajal, vaata kui Henriette on olnud, siin ei ole just olnud väga... Oligi Äll oli oma õlaga ja nii, aga õlad on üldse ülikeerulised liigesid, et selles mõttes jah, et põlved on, tekitavad see kindluse ja lõppude lõpuks igal füsiol on ikkagi tore, kui sul on mingi MRT vastus, ega ükski arstina ega ühegi liigese sisse ma ju ei tea, mis struktuur on katki, mille jaoks ma seda taastusravi siis teen. Ja no ma mõtlengi, et aga kui näiteks saadakse teada, et õlal on see viga, et siis on okei, siis ma tunnen ennast hästi, siis on selleks raamatud ja artiklid, aga kui... No ja ka ACL-iga on samamoodi, ega see kohe ju ei... Ei, kohe ei, kindlasti mitte, et see võtab aega. Aga ma ekspert kindlasti, lühidalt, ma ei tunne, et oleks... Põlvedega oled sina peal, õlad on siuksed veits. Ja siis on... Ühesõnaga, kui kellelgi on põlv vigane, siis teate, kuhu pöörduda. Meil on play-offid. Võite Confidosse tulla. Et jah, põlved on okeid. Siin Priiduga rääkisime tema apsakatest, et on sul ka juhtunud midagi aastate jooksul siin? No Dekariga olen ju teid mitu korda kõrvetanud, siis ma unustan kõlarid kogu aeg maha või mingi teip jääb maha või... Mäletad, kui sa pidid vormide eest üks hooaeg natuke vastutama? Ja see oli ka tore, siis ma panin valed vormid kaasa teile. Apsakaid... Ma arvan, issa mõtlen, kas mingit nagu tõesti nagu suurt või olulist. No ma ikkagi, Priit arvab, et see ei ole meie apsakas, aga ma ikkagi natuke tunnen sellest süüdi oli paar aastat tagasi, kui Mihkel Kirvesel vaata põlv valutas. Aga noh, kõik on meil arutatav läbi ju Kasper Rõivassepaga ja ta põlve osas nagu kõik ravimeetodid, mis me kasutasime, tundus täiega, et mingi lihase teema, et üli chill, et ei pea üldse muretsema, siis kui lõpuks MRT tegime, siis tal oli mingi lahtine kõrretükk. Siis ma mõtlesin, et ups.
ja sellepärast ma räägingi, et igast asjast tuleb kogu aeg MRT teha. no sa tahtsid minu poolest ka MRT-d teha. No igaks juhuks. Valu. Ma enam nii kui kuulsid, et pead minema sinna kapsli, siis läks ma olen üle või? seal juba käinud, ma ei tea, 2 korda see hooaeg, ma ei viitsi minna sinna rohkem. Et ikkagi täpselt ma ei näe sinna sisse, ma ei tea, mis toimub ja see, et usalda oma kõhutunnet, et te olete ju omaette inimesed, et ma ju ei tea, mis te sees täpselt tunnete või kuidagi. Et ja minu meelest ka, mida vanem mängija on, seda paremini ta teab, mis valu on nagu ohtlik valu, mis valu on nagu okei valu ja Kirves oli ka alati ikkagi väga mittevigane mängija, et arvat mõttes ka. Mis mul veel meelde tuli see, et kui sa praktikal olid Kalevis, siis Priit käskis sul soojendust teha. Ma mäleta, kas see oli... Liepas. Jah, Liepas. Oli Liepas. Ühesõnaga, ta ei hoiatanud mind ette ja nagu ma enne seda... Aga ma arvan, et ta tegi nalja, ta ei tahtnud, et sa tõsiselt teeks ju. Ei, aga tema nali on ka see, et see on päriselt tõsiselt ja siis me ikkagi oleme suutnud aastate jooksul väga närvi üksteise peale minna lähedalt koos töötades. Ja olingi praktikal ja mul tõesti on see rambivalgus ja kui sa oled praktikal ja sulle vaatavad 12 2 meetrist otsa, kes on kõik profisportlased ja äkitselt sa pead neile midagi näitama, siis on küll selline tunne, et... Ühesõnaga siis ma ehmatasin ära ja ma läksin naiste vetsu nutma. Ja kui keegi küsib, mis mul nende soojenduste vastu on, siis nagu see. Esimene kogemus oli trauma. Nüüd ma saan hakkama, aga ma mäletan ma esimest soojendust. Kramos Kairis oli peatreener ja Harvist ei olnud. Ta ei saanud tulla. Priit hilines võib-olla 30 minutit. Tavaline taks. Ja siis te tundsite minuga ennast mugavalt, ma tundsin ennast teiega mugavalt, seega nagu nalja teha ja kiusata oli tavaline. Ma et iga jumala harjutus, mis ma ette näitasin, kangur on seal. See ei ole, see kindlasti ei ole nii kerge, kui mõndadele võib tunduda. Ja väga tihti, ma ei tea, kas Marita saab seda ka, ma arvan, et saab, aga ma saan ka, et mis su elul viga on, see ju umbes... katsud korvpallureid raha eest ja umbes sellised kommentaarid ja need tulevad teistelt naistelt kusjuures. Siis ma mõtlen ka, et te ei tea, mis dünaamika seal isegi on või mis seal toimub või et see ei ole nii, et sa oled mingi ja iga päev lähen tööle, jess. Ei, tegelikult on jess, sest ma väga naudin oma tööd, aga mitte see, et jess, ma saan mehi katsuda. See oleks natuke veider. Aga milline mees kõige rohkem tähelepanu nõuab meil praegu või üldse läbi aastate on olnud siuke mingi... Sina ilmselt on ikkagi see probleem. Ei ole. Ma nagu, mul on see, et ma saan jutuga kõik. Ei, Martin on väga iseseisev sportlane, kes tihti oma taastusprotsessi mõtleb ka iseseisvalt läbi. Koos tehisaruga. Koos tehisaruga. See enda parim füsio. Väike. Aga ei, Martin on tegelikult eriti näha, mis ta siin viimasel ajal korraldab oma seisundis on ikka väga muljetavaldav jällegi. Martin on nii tubli olnud viimased mängud. Nii äge. Ma arvan, vaata, kui Martin meil oli, siis oli päris palju tegelemist, sest tal oli see puus nii valus kogu aeg. Talle ju Priit tegi lausa valuvaigistavaid süste. Ma ei tea. Selle järgi tuleb võtta, ma ei tea, kes laual võib-olla kõige rohkem käivad või? Kes käivad kõige rohkem laual? Hugo. Kuuba käis ka suht palju. Issa ma ei teagi. Väga hea küsimus. Ei ole, õnneks see nii nagu lahtub ära. Kõigil on mingid, vahepeal on kellegi parem, vahepeal. Kellegi jah, ühte on väga raske välja tuua. Jah, aastateks ei ole. Ja siin on olnud selliseid olukordi ka, kus sa nagu ei pea päris enda tööd tegema, et sa siin enne ühte reisi käisid mängijat äratamas. Räägi see ka ära, see on ka päris hea lugu. See on päris hea. No selles mõttes, et nagu Priit on seda kõike õpetanud, et lõppude lõpuks sa oled mängijate füsioteraapiat, mis tähendab, et sa pead olema igasugustes sellistes olukordades olemas ja mõtlema nende peale, ehk siis tegema nii, et nad oleksid kohal õigel ajal. Ja enne siis Bulgaaria reisi või? Ma ei tea, mingi reis selle hooaja alguses. Ühesõnaga, kell on 6 hommikul, me oleme kõik lennujaamas ja siis mõtlesin vist kellelegi, et seda ühte venda ei ole, et kus ta on ja siis... No võime ta nime öelda, teda ei ole enam ju. On küll. See on see, kes on. Mis taga juhtas? Ja siis teised kutid kohe ütlesid, et ta ei jõua, et helista, värki-särki, et helista, et midagi on valesti.
siis ma ütlesin treeneritele, et teda ei ole, aga et ma lähen toon ta ära, et ma ei tahtnud neis ka mingit paanikat tekitada, siis ma mõtlesin, et ta ei pruugi isegi kodus olla. Võtmeid ei olnud, see oli Leemeti endine korter, ehk siis ma küsisin ta tüdruksõbrad, et mitmendal korrusel ta elab ja siis et mitmendal korrusel siis nende korter oli eelmine hooaeg. Siis lähen sinna, keegi ei vasta ukse kellale, keegi ei vasta telefonile, õnneks mingi TPD vend tuli välja, jooksin sinna korrusele, jooksin sinna mingi 8. minu meelest trepist, sest lift ei töötanud piisavalt kiiresti. Sa ütlesid just 3. korrus enne? Ei, 8. Siis hakkan koputama, katsun linki ja link oli õnneks lahti ja siis ikkagi üsna häälekalt astun korterisse sisse, sest ma ju ei tea. Ja palju siis, seal inimesi sees on? et üks inimene oli sees ja tal oli ilusti kott pakitud, ta oli Kalev Cramo riietes ja ta magas lihtsalt. Ja siis mõtlesin, et davai, lähme. Ja telefon oli tal vetsu jäänud, ehk siis ruttu lifti ja ruttu lennujaama ja... Mõtlen hea kokkusattumus, et uks oli lahti, et kui peaks uks lahti on, siis nagu... Sest meil oli juba kriitiline ka, boarding oli lõppenemas ja et need on jah, need, aga eks on viidud jääd ja game ready kell 10 õhtul ja mis kõiki asju veel, et... No see on ikkagi füsode. Jah. Okei, ideaalis võib-olla saavad mängijad omavahel vahetada neid asju. Jah, aga need ongi, ma arvan, need, mida täpselt need nagu priiduväärtused või need, mida me üritame ka nagu, mida ma üritasin ka TalTechis teha, kui ma seal töötasin, et ikkagi kõik, mis on vaja nagu saab, et nagu, et me oleme siin, et teie sooritus oleks võimalikult hea, et siis oli vist Vaaksul, kus juures läks põlv paiste enne mingit meie seda Riia Selli poolfinaali. Siis ta ütles mulle kell 9:30 õhtul. 24/7 töö. Sa pidid ka siin hiljuti tegelikult tegema midagi, mis nagu ei ole otseselt sinu töö, pidid haige Eerik Makega Riiga sõitma. Kuidas see reis teil läks? Oli tore? Meil oli väga tore. Minnes ta magas, tagasi tulles. See kõige toredam osa. See kõige toredam osa, kui ta magas, ma sain rahulikult ise sõita. Kusjuures mõtlesin, ma arvasin, et sa ütled seda siin. Ja siis ma lihtsalt tahaks ette nagu ära öelda, et mulle meeldib väga autoga sõita. Mulle on alati meeldinud. Nii kui ma load sain, ma kuidagi nagu naudin. Ja kuna ma elasin kunagi Kaunases ja ma olen nagu sõitnud seda mingi Leedu ja Eesti otsa päris palju, siis mulle sellised pikad autosõidud meeldivad. Et te olete kõik väga toredad seal bussis, aga tegelikult ma juba millegipärast üks päev enne seda Riiga minekut mõtlesin, et kui ma praegu saaks minna autoga, ma tegelikult tahaks hea meelega autoga. Ja siis nagu õnnistus taevast, Make jäi haigeks. Ja ei mänginud ka. Make jäi haigeks ja siis Allan ütles, et tema ei taha sõita ja siis tegelikult väga nagu rohkem variante ei ole. Siis mõtlesin, et kui vaja on, siis ma lähen. Ja siis läksime. Ja siis minnes ta magas, ta nägi päris halb välja. Mutu köhis nagu ka haige, ta nägi nagu väga haige välja. Aga läksime kohale ja ei, väga tore oli, väga lõbus. Sa tahad, et meil on ikkagi oma jutud. Me ei hakka mingi podcastis rääkima, mis me rääkisime. Salajutte. Meil on nüüd lähedane connection. Ma ei tea. Ma arvan, et see on mõlemale poolele kasulik, eriti Makele. Eriti Makele. On sul veel mingeid selliseid asju, mida sa pead tegema, mis pole otseselt sinu töö? Ma arvan, et siin klubis tuleb... Nüüd on, ma ütlen, viimased võib-olla mingi 2 hooaega on ikkagi niimoodi, et ma põhiliselt teen nagu enda tööd, aga ma arvan, alguses, kui ma tulin siia, siis ikkagi siin käis nagu täielik rööprähklemine nagu kõigi poolt, et meil ongi ju tegelikult kontoris mina, Allan, Kerli, Ramo ja võib-olla ongi see, et see minu ja Allani töö oli siuke suht omavahel nagu miksitud, et me tegime koos põhimõtteliselt kõiki asju ja siis ma tegingi nagu kõiki alustades mingi, ma ei tea, saalide ettevalmistus enne mänge, kui me kunagi mängisime Champions League'i põhiturniiril, siis me Allaniga iga mäng Unibet Arenal olime mingi kella 5 seal areenal, võtsime, ma ei tea, kleepsemaast ära, koristasime mingeid asju kokku kahekesti, et nagu aastate jooksul on, ma arvan, ikkagi hästi palju tehtud mingeid igasuguseid suvalisi asju, aga mingi hetk sa saad aru, et see ei toimi nii. Ja mina olen tegelikult täiesti nagu vastu sellisele asjale, et üks inimene peab tegema 80 erinevat asja. Et ma arvan, et nii nagu, ma arvan, Kossus sportlastena täpselt samamoodi, nii ka mis iganes organisatsioonis töö toimub kõige paremini siis, kui meil on kõigil oma konkreetsed ülesanded, me teame, mida me teeme, me teame nagu, mis meie positsioonid on ja me ei hakka nagu ennast suruma ka kuskile nagu mujale välja, et ma arvan, et nii see lihtsalt toimib kõige paremini.
kui kõigil on oma ülesanded. Ma olen nõus. Jep. Aga ilmselt eelarves ja omad piirid. No jah, selles suhtes ongi ja siis sa pead ka nagu aru saama, et see muidugi nagu ma teen selles suhtes, kui keegi palub midagi või mingit asja on, muidugi ma teen asju, mis ei ole ka nagu minu asjad. Ja selles suhtes alati võib küsida, et ega ma nagu, kui ma tõesti ei saa või ei jaksa või on mingisugune asi, et siis ma juba tänasel päeval nagu oskan ja julgen võib-olla ei ka öelda, aga üldiselt ma ikkagi pigem hea meelega aitan, kui on vaja. Sa enne mainisid Kaunast ka, et räägi natuke, mis sa seal Kaunases tegid ja... Õppisin ülikoolis. Ma tean, ma küsisin kasutusest üks päev, ma juba unustasin ära, mida sa õppisid. See oli mingi... Ja see on niisugune naljakas eriala veits, see oli suht uus ka tol hetkel. Tead või? No ütle. Eriala või? Üldiselt see ei jää kellelegi meelde. Siis on selle inglise keele nimetus oli New Media Language, eesti keeles siis uus meediakeel. Ma tegelikult läksin peale gümnaasiumit Austriasse ülikooli, õppisin müüki ja turundust, aga see oli hästi tehniline ja hästi spetsiifiline ja selline pigem nagu suunatud, kuna Austrias on tööstus hästi, igasugune auto- ja masinatööstus on hästi suur ala, siis see pigem oli mingi niisugune autotööstustele suunatud müügi ja nagu eriala. Ja mulle elu ja kõik asjad väga meeldisid, aga mulle see eriala ei meeldinud ja siis ma tegin veel vahetussemestri Prahas ja siis pärast 1,5 aastat seal õppimist ma läksin Kaunasesse ja siis ma tundsin, et ma tahaks võib-olla rohkem midagi nagu loomingulist või rohkem midagi sellist nagu vähem mingit niisugust tehnilist asja, kuigi ma ei teadnud tegelikult, mida ma üldse õppida tahan. Ja läksin Kaunasesse ja Kaunases on nii, et või Leedus üleüldse baka on 4 aastat. Ja ma sain mingeid asju sealt üle tuua, aga tegelikult ma ikkagi 3,5 aastat veel. Lõpuks ma tegin bakat 5 aastat samamoodi. 3 tavapärase 3 aasta asemel. 3,5 aastat Kaunases ja millest viimane aasta oli COVID, nii et siis ma juba tulin Eestisse tagasi. Ja tegin siit nagu mingi online tunnid. Aga põhimõtteliselt jah, see eriala oli niisugune 50% igasugune tekstide, erinevate tekstitüüpide kirjutamine ja toimetamine, et põhimõtteliselt jah, ma võiks töötada ajakirjanikuna ka selle erialaga. Ja teine pool oligi igasugune visuaalne meedia ja igasugused, ma ei tea, semiootikad ja igast sümbolismid ja igasugune mingid Photoshopid, disainiprogrammid, kõik nagu see pool. Sa oled suhteliselt õige ala peal tegelikult. No jah, sest et ma ju tulin Graamosse praktikale. Ülikooli... asi ongi see, et kuidas üldse Kalevisse... Ma tulin ülikooli praktikale. Mul oli... Kuidas Kalev Graamo? Jah, mul on täiesti null kossu taust ja täiesti pole nagu mitte mingit seost, aga kuna ma Kaunases elasin, tegelikult mul üleüldse gümnaasiumis mingi hetk lihtsalt kuidagi keegi sõbrannadest sai mingile Kalev Cramole mängule tasuta piletid ja siis ma käisin ühe mingi VTV mängu vaatamas ja mulle nii hullult meeldis, et ma käisin terve mingi 1 hooaeg, 15-16 hooaeg käisin põhimõtteliselt, ma arvan, kõik VTV mängud käisime nagu vaatamas ja kuidagi lihtsalt tekkis nagu mingi hasart või nagu kuidagi nagu lahe tundus. Ja see on nii naljakas, sest mul on mingid 10 aasta tagused mingi Facebooki postitused, kus me sõbrannaga on, keegi on postitanud mingi tagid. Kas Kurbi mängis või? Kalev Cramo, ei mänginud, ei Tartus, ei said välismaal vist. Sa olid vist 15-16 sa läksid juba ära ju. Martin mängis ju. Siis ma olin Eestis või? Martin mängis jah. Martin mängis. Siis ma olin Eestis või? Kindel või? Jah. Okei. Sest ma arvasin, et pärast seda, kui sa olid 2015 Tartu MVP, siis sa läksid välismaale ei või? Ei, 1 aasta olin veel. Siis oli 4-0 ja siis läks minema. Okei. Aus. Ja siis ma võib-olla isegi, ma arvan, ma käisin neid mingeid eestikaid ka vaatamas. Ma ütlengi juba hooaja lõpuks No siis tegelikult ikkagi oli ju korvpalli taust olemas. No selles suhtes jah, et ma olin nagu mänge käinud vaatamas, aga lihtsalt kui ma läksin Austriasse, seal ei olnud nagu mitte mingit, ei olnud kultuuri ja ei olnud nagu mingi, ühesõnaga ei käinud pikalt Kossu vaatamas ja siis lihtsalt, kuna ma Kaunases elasin, siis kuidagi töötasin Žalgirise fännipoes. Ma ei tea, kui keegi Kossu inimestest mäletab, et mingi hetk nad tegid eestikeelse fännipoe lehe endale. See oligi siis äkki 2018 või midagi ja siis ma sain sinna tööle. Ja siis mul juba seal töötades kuidagi tekkis nagu see spordimeedia huvi ja ma tegelikult tahtsin minna Žalgirisse praktikale. Aga oligi COVID ajal, Koss kadus nagu ära ja siis ma tulin Eestisse ja siis ma mõtlesin, et mis on järgmine tore valik. Žalgiris või Cramo? Žalgiris või Cramo ja siis ma mäletan, kuidas ma vaatasin seda Kalev Cramo mingi Instagrami lehte ja mõtlesin nagu, mis pask see on. Sorry. Ma olin nagu enda jaoks inspiratsiooniks vaadanud, oligi nagu mingi Euroliiga klubisid, NBA klubisid, lihtsalt et nagu näha, mis asi see on ja kas mind võiks see huvitada.
siis ma vaatasin, mis siin Eestis toimub ja siis oli see, et mul tegelikult oli ju täiesti nagu null teadmine, null taust, ma ei tea graafilisest disainist, noh, ainult mingid algteadmised. Fotograafiaga ma olin lihtsalt hobi korras tegelenud, aga tegelikult just siis, kui ma tulin Craamosse praktikale, ma olin 1,5 aastat varem kõik oma varustuse maha müünud, sest ma mõtlesin, et ma ei pildista enam ja ma viitsi sellega tegeleda, et mind ei huvita. Ma olin nagu kuidagi täiesti nagu ära nullinud selle enda jaoks ja siis kuidagi lihtsalt sattus ja mul nii hästi meeles, kui ma käisin nii-öelda tööintervjuul kontoris, Allan võttis mu vastu. Siis ma mäletan, et ma nagu, oligi see, et mingi, et küsimus, et millega saad sina kasulik olla ja mul oli täiesti nagu, mul ei olnud õrna aimu, millega ma saan kasulik olla, sest ma ei ole teinud niisugust asja varem, aga ma teadsin, et ma kuidagimoodi saan kasulik olla. Mul lihtsalt oli mingisugune jälle see, ma ei tea, üle enesekindlus või mingisugune eneseusk, et kui ma mingeid asju näen, siis ma juba nagu tean eos, et ma kuidagi, ma ei tea, suudan sinna panustada või et mul on need mingisugused oskused kuskil sees olemas. Ja ma ei osanud talle vastata, aga ma mäletan seda, et ma olin nagu mingid, et ma võin midagi pildistada, proovida. Mul endal kaamerat ei olnud, siis ma küsisin, et mis kaamera teil siin klubis on ja siis Allan oli mingi, et mina muidu vaata pildistan sinna värki, vaata, et ma ei tea, kas sa nagu vaata päris nagu saad siia nagu sisse kuidagi nagu süüa ennast. Ja siis küsisin, mis kaameraga sa pildistad ja siis ta oli mingi, et oota, ma ei tea, ma lähen vaatan ja siis see hetk ma sain aru, et kui ta isegi ei tea, millega ta pildistab, siis ma ilmselt võid pilti teha. Siis ma ilmselt võin tast paremini pilti teha, sorry, Allan. Ja siis Allan sai ka veel puid selles podcastis. Allan sai ka praegu puid siin. Ja siis oligi see, ja siis meil oli kuidagi vaikus selles suhtluses, mingi 6 aega oli täiesti vaikus ja mul juba hakkas kriitiline piir, et mu see praktikum pidi peale hakkama. Ja siis Allan helistab mulle üks päev, et kuule, mul on COVID, aga meil on õhtul mäng Pärnuga Kalevi spordihallis, et kas sa saad pildistama tulla? Siis ma ütlesin, et okei. Ja pärast seda nagu klassikud ütlevad, et rest is history. Siin sa oled. Mõtlengi seda, et kui Kalevi sotsmeediat on kiidetud, et mis see edasiviiv jõud on olnud siis, et meil see nii Marita geniaalsus. Ma ei ütleks nii, aga mul on võib-olla alati olnud see, et mulle meeldib teha asju teistmoodi, mis on tänapäevases maailmas hästi keeruline, sellepärast, et kõik tahavad teha asju teistmoodi. Ja ma arvan, et alguses, kui ma hakkasin seda nagu ise tegema, siis see töötaski sellepärast, et ma tegin teistmoodi, kui teised teevad. Ja mul on näiteks siiamaani see, et ma kuidagi nagu põhimõtteliselt ei taha näiteks trendidega kaasa minna. Sellepärast, et ma ise ei viitsi vaadata neid nagu, ma võin trende vaadata nii palju, et ma näen mingi 1-2 korda mingit ühte ja seda sama trendi videot, aga rohkem ma ei viitsi neid näiteks ise vaadata. Ja ma ei taha teha asju, mida ma ise ei taha näha. Et ma saan aru küll, et see on võib-olla nagu vastuoluline, et ma olen täiesti kindel, et ma saan palju kriitikat ka selle eest, et ma võib-olla ei tee mingeid asju, nagu kõik teised teevad või et ma ei tee kuidagi nagu piisavalt mingit, et kõik ju teevad neid mingeid lõbusaid videosid, kus mängijad vastavad mingitele küsimustele ja ma olen täiesti kindel, et see on huvitav ka, aga ma kuidagi lihtsalt, see läheb mu põhimõtete vastu. Ja siis ma ütlen, et ma võin mõelda mingi teise viisi välja, kuidas siis ümber nurga minna või kuidas näiteks ma praegu tunnen ennast halvasti, et me pole üldse naljavideosid teinud. Mingi hooaeg panime neid väiksed liidu videosid ikka nagu päris korralikult. Aga see ongi võib-olla su edasiviiv jõud, et sa tahadki nagu individuaalselt ikkagi erineda, et sellepärast see sotsiaalmeedia ikkagi on ka niivõrd hea, et ta on teistsugune. Väikse Priidu videod tulid tänu Kurbile, sest me olime kuskil, mul on see nii hästi meeles. Me olime kuskil lennujaamas öösel. Võib-olla jah, aga ma tean, et Marti võttis selle kohe üle. Ja muidugi, sellepärast, et ta sai aru, et see on nagu, ta sai aru, et täpselt, aga see idee tuli sinult, sellepärast, et ma mäletan, et me olime kuskil öösel, ma ei tea, Türgis või kuskil olime lennujaamas ja siis kõigil olid juba ajud nii küpsed, mingi 18 tundi lennanud ja siis kuidagi tuli, et Kurbi oli mingi, et kuule, kas te olete näinud TikTokis neid videosi, kus need mingite väikest inimest üle tehakse nalja ja siis sa näitasid mingit TikToki videot ja siis meil tuli, et oota, aga Priit on ju ka väike inimene ja siis sealt kuidagi tuli, et aga need on nii geniaalsed, need, mis meil on ja alati nagu mu lemmik on see, mis paeltega on tehtud, vaata, kui Martin teeb nende päris roupidega ja siis Priit teeb ka ja siis näitab, kuidas Martini neid kingapaelu. Mulle meeldis see eelmine aasta see käekella ja see vöö ka, vaata, mis jõusaalis on, see peale paneks. Ja Priit's point of view, kui ta pilti teeb, kõik on teie tossudest. Ja põrandast. Et see on ka, ja need on ka tegelikult siuksed, et selleks, et see tuleks hästi välja, see peab olema ka tehniliselt hästi nagu, ma olen hästi, ma ei taha enda kohta öelda perfektsionist, aga mulle hästi meeldivad detailid ja mulle meeldib siuke detailide täpsus. Ja igal pool ma nagu nokin hästi palju mingite asjadega ja see on
tulemuse jaoks mu jaoks vajalik ja need videod on tegelikult täpselt samamoodi, et kõik nagu ma ei tea, mis nurga alt on mingi asi tehtud, kui pikk mingisugune video on, et kõik siuksed nagu väiksed detailid, mis tegelikult teevad selle terviku kuidagi nagu ägedaks ja ma tihtipeale, no ma põhimõtteliselt kõikide asjadega, mis ma tänasel päeval postitan, ma juba tean ette, kas see asi nagu läheb või ta ei lähe. Ja ma teen ikkagi enamasti asju, kui ma mingi provotseerin natukene või mingeid asju teen, ma teen neid asju meelega. Ega ma niisama ei pannud seda videot üles meie Final Score Keila Kulbeti vastu, kus Pahv minema saadeti ja Märt plaksutas, et ma teadsin, et sealt tuleb nagu, et on suur hulk inimesi, kes tahavad seda näha ja siis on mingi hulk inimesi, kes solvuvad selle peale, aga noh, ma ei saa kõigile meeldida, ei saa kõiki asju nagu rahuldada. Kui tihti on niimoodi, et sa teed mingi terava postituse ja siis lõpuks tegelikult ei postita, et mõtled, et pole vist tänasel päeval ei ole üldse sükest asja. Sest ma juba tean, ma räägin, mul on mingisugune intuitsioon, mingisugune sisetunne, et kui idee tuleb, ma juba tean, kas see on hea idee, kas see on halb idee, kas nagu ja ma ütlen, isegi kui tuleb nagu mingit asja, näiteks panin hooaja alguses TalTechi vastu, mängisime võõrsil, võitsime, Hugo ja Kuuba tegid hea mängu. See pilt, mis panin Hugost ja Kuubast ühe vana pildi üles, kus nad võib-olla on veits lõbusas meeleolus, aga see ei olnud üldse nagu asja point, see oli lihtsalt kuidagi see, et jällegi ma teadsin, et mõlemad on populaarsed mängijad, Hugo eriti, kui sa paned mingi sükse asju üles, läheb noortele megalt peale, nagu kõik mingid 15-aastased tüdrukud lähevad hulluks, kui nad näevad sükest asja. Ja kuna me oleme meeste spordivõistkond, siis muidugi ma tahan, et 15-aastased tüdrukud nagu samamoodi läheksid meie sisuga kaasa. Ja ma panin selle pildi üles umbes nagu selles, nagu pealkirjaks panin muidugi, et tublid poisid, üks viskas nii palju punkte ja teine võttis nii palju laudu ja et nagu Kossu teemaline sisu, aga pilt oli lihtsalt niisugune unnu lõbus pilt neist ja siis sealt tuli kohe mingi vähem kui poole tunniga tuli sealt kohe mingi pahandus. Aga ma seletasingi ära, et esiteks nagu see on vana pilt, mis vahet seal on. Panime sinust ka eelmine hooaeg mingid vanad pildid üles, kus seal on Mustamäe poiss korteris, vaata, et see ei ole nagu, see sotsiaalmeedia ei ole nagu, see ei ole nii sügav ja see ei ole nii tõsine. Et nagu mul on nagu natuke kahju, kui võib-olla inimesed kuidagi solvuvad või võtavad nagu sükest asja nii nagu hinge, et see on lihtsalt mingi suvaline pilt, mida sa kuskil näed, me oleme kõik inimesed. Et ma ei teeks elu sees sükest asja, et ma ei tea, peale mängu kujutame ette, et on mingi hea võit, ongi mingi väljaminek, nagu ma ei paneks elu sees sükestest asjadest kuskil avalikult pilti üle, sest et see ei ole nagu vajalik. See on mingisugune tiimisisene moment, kus ongi võib-olla see, et sa hooajas mingi hetk tähistad midagi ja see ongi nagu minu jaoks nagu meie sükene oma asi, aga mingisuguseid vanu materjali kuskilt panna, mis läheb konteksti ja mis ma tean juba eos, et see nagu läheb peale, siis muidugi ma postitan, isegi kui see ei meeldi mõnedele inimestele, kahju. See on võitude puhul, aga nagu kaotuste puhul, kui raske on teha kaotuse postitust ja leida need õiged sõnad sinna. Tänasel päeval enam ei ole mu jaoks, sellepärast et kaotus on ka osa mängust. Ja ma arvan, et kui sa teed sükest tööd, sa peadki kuidagi hästi sellest nagu ratsionaalselt võtma ja ennast võib-olla emotsionaalselt eemaldama. Muidugi ma ei taha kaotada, ma ei taha mitte kunagi kaotada. Mul on väga kahju, kui me kaotame ja endal on muidugi nagu kehv tunne, aga samas on see, et see postitus on ju informatiivne. Et lõpuks see, mis ma ju panen ja see final score on tegelikult ju, et inimestele anda edasi infot, mis juhtus. Et muidugi sa pead nagu ära tunnetama, et kui see on mingisugune selline kaotus, mis kindlasti oleks pidanud olema võit, siis ma tihti ei panegi mingit pealkirja, sest ongi see, et mul ei ole midagi öelda. Nagu läks sitasti, me keegi ei taha kaotada, me ei taha mitte kunagi kaotada, aga lihtsalt läks halvasti ja siis polegi midagi öelda. Ja ma mõtlegi, et osade klubide postitustes on silma jäänud, et okei, saavad seal 40-ga tappa ja siis postitus ka siuke, et mõtled, et miks te siukse asja panete. Ja mina mõtlen ka samamoodi. Mida pannakse siis? Vahel on kuidagi nii, et kas, ma ei tea, mul ei tule sul praegu head näidet, aga mul ise ka, ma ütlengi, et ma nagu norin tegelikult siukeste asjade kallal täiega ja ma jälgin küll nii palju, nagu mida teised inimesed postitavad ka, et see on ikkagi, kui sa klubi ja koondis on esiteks kaks täiesti erinevat asja. Klubi on ikkagi see, et see on kuidagi nagu minu võistkond või nagu ma olen ka siin sees ja klubi ongi võib-olla see, et sa saad natukene nagu mitte ametlikumalt asju postitada. Aga mulle ei meeldi, kui hakatakse kuidagi ongi, et see on mingi väga suur kaotus ja siis sa hakkad selle kuidagi nagu mingi halama või kuidagi nagu mingi ma ei tea. Õigustama või mingeid selliseid asju või siis on see, et sa saad, ma ei tea, kogu aeg kaotad ja siis paned umbes mingi, täna ei olnud jälle meie päev, et nagu ma ei tea, 8 kuud ei ole sinu päev olnud, et nagu mõtle midagi originaalselt välja. 2 kiiret küsimust veel lõppu, et millal tuleb järgmine mini-movie? Ma vaatasin, et neid ei ole tulnud väga viimasel ajal. Need olid väga toredad. Need olid kusjuures väga toredad. Videotega on üldse see, et tagantjärgi on nii äge vaadata. Nii palju asju tuleb meelde.
sest ongi sellest samast see sinu see 22-23, see esimene Heiko hooaeg, sellest ongi need põhilised minimovie'd, et enamik reiside ajal. Priiduga seal Cholet's või. Ja igal pool, et erinevate reiside ajal, lihtsalt nii palju asju saaks praegu rääkida, mul tuleb nii palju lugusid tuleb praegu pähe. Aga reise ka, vaata see reisi ajal on tegelikult lahe neid teha. On küll jah, aga ma ütlen, et tegemine on päris kurnav ka. Ma mõtlen ka, et see on päris mahukas töö. See on päris mahukas töö, see on päris siuke kurnav, et ongi tagantjärgi vaadata on hästi lahe ja ma olen, see on üks asi, mida ma olen ise väga palju kahetsenud, et videomaterjali võiks olla tunduvalt palju rohkem, aga ma ei tea, kättevõtmise asi. Äkki kui ma nüüd selle siin välja ütleme, siis ma hakkan videosid rohkem tegema. Mul mängijad tegid üks päev mingid videod mu telefoni. Ma võin need anda, lõika kokku muu. Väga lihtne oli teha. Ja siis siuke imal küsimus ka veel lõppu, et kes see mängija, kellest saab alati hea pildi? Hugo Toom. Ma teadsin, et sa ütled seda. Hugo Toom algusest peale, nii kui ta Kalevisse tuli, ta on hästi-hästi naturaalne kaamera ees. Võtta muidu on ikkagi see, et mina näiteks olen täiesti kohutav. Mina ei suuda absoluutselt mitte ühegi pildi peal olla, sest et nii kui ma tunnen, et kaamera on minu peale suunatud, ma lähen kohe krampi, pingesse, ma hakkan mingi nägusid tegema, ma täiesti, see on nii õudne. Fotograafina see on kõige kohutavam inimene üldse, keda pildistada. See on nii nõme, kui ma võtan kaamera kätte ja vaatan sealt silmast läbi ja siis näen, kuidas see inimene muudab oma asendit. See on nagu, ma just nägin ja Hugo on ülinaturaalne. Selge, ma teadsin seda. Hugost on alati ilusad pildid ka. Hugost on alati ilusad pildid, isegi kui ta on kuidagi nagu nii, et ta ei näe, et pilti tehakse või mingi suvaline asend või kuidagi nagu see, et ta ei ole nii-öelda pildiks valmis, ikka teeb hea pildi. See on nagu seal, keegi on How I Met Your Mother'it vaadanud või? See Barney Stinsonist ei ole mitte kunagi halba pilti, just täpselt, ükskõik mis näo ta teeb, pilt on alati perfektne. Nüüd teeme teie jaoks võib-olla kõige raskem osa ka ära, et viske challenge. Miks arvad? Okei. Kas mängijad hakkavad puid ka saama? No, kes siin nulli need on? Hugo, Makk. Kui kaugelt peab viskama? Siin on kuskil see selle joone tagant. Et kui ühe ära panete, siis homme mängijad saavad vist. Ma arvan, Hendrita võib ära visata küll. Ta võitis mind siin 5 miinuses hiljuti. No aga teeme ära, siis vaatame, kas tuleb välja või ei tule. No nii, Marita sa saad ühe sisse. Proovi selle korvi poole. 2-0. Oota, ma õpetan korra. Viske veits suurema kaarega. Must saab treener lõpuks. Sa oled juba sama hea kui... Oota, mitmes sai 4 või? Nüüd on 5 üks. 6 üks. Make ja Hugo ei saanud ühtegi ja Kreks ka. Oota, ma juba näen, et sa tahad piltu. Sa saad. 9 üks. Nõme mäng. 10 üks. See on see pilt, et on nende keskjõune visetaja ka. Ei! 8-0. See ei ole reaalne. 3-0. Marita, võidab mind ära. 4. Täitsa tuksis. Ka proovin. 6 üks. Tuleb sassi ka vahepeal. 5 üks. Tamme. Just või 6. Kurat, ma üritasin sohkida. 7 üks. Oota, mul on veel 3 tagasi. See on iga kord. 8 üks. 9 2. See on viimane. See on viimane. Ütle kumba pidi. No sul nii läks ju selgelt paremini. 2. Väga hea. Väga hea. 2. Juhuu! Kirjas, väga tublid. Aitäh teile. Homme saavad mehed puid tundnud. Aitäh, et vaatasite ja kohtumiseni.